Mina olen Merle Mama, Tupperware Eesti esitleja Saaremaalt ja mul on väga hea meel teiega kohtuda virtuaalselt. Olen Tupperwares juba 9. aastat ja selle ajaga on minu jaoks muutunud täiesti uue tähendusega mikrolaineahi. Tänu Tupperware nõudele on minu igapäevane abiline just nimelt kodus, kontoris, kus iganes mikrolaineahi. Kui palju teie kasutate mikrolaineahju? Mikrolaineahjul oleme me seni teadnud soojendamisvõimalusi, aga tegelikkuses on väga palju muid väga häid ja olulisi omadusi, miks just mikrolaineahjus valmistada endale kas hommikusöök, lõuna, õhtusöök. Tupperwarel on erinevaid mikrolainetooteid ja kindlasti on väga oluline teada, millist mikrolaineahju endale valida. Soovitan soojalt esmalt vaadata oma köögis ringi, mis värvi, mis suuruses teil vaja on, aga kui te olete Tupperware nõude fänn ja soovite ka neid kasutama hakata, siis on väga oluline teada, et oluline on mikrolaineahju sisemuse suurus. Et sinna mahuksid meie just nimelt väga hea mikrolaineahju nõud, seega peab olema ahju ava mikrolainel 19 cm ja taldrik, mis seal sees keerleb, vähemalt 28 cm. Mikrolaineahjus toimub toidu valmistamine imekiirelt. Mikrolained muudavad, panevad võnkuma meie toidus olevad molekulid ja tänu sellele toimubki hõõrdumine. Täpselt seesama tunne, kui te kahe käega teete endale sooja. Täpselt sedasama teeb mikrolaineahjus mikrolainekiired, mis panevad toidumolekulid vibreerima ja toimubki soojenemine. Väga oluline on teada, et mikrolaineahju puhul saate te arvestada kindlasti palju lühema ajaga. Te säästate raha. Te säästate raha, sest teie energiakulu on 75% väiksem. Te säästate enda aega. Te säästate aega olla perega koos, valmistada road. Kuulsite, käis väike siin. Samal hetkel, kui ma siin teiega lobisen, valmis muuseas teie jaoks kiirelt grillkana mikroonis. Vaat nii saab toitu valmistada Tupperware nõudega ja mikrolaineahjus. Olulised punktid on siis mikrolaineahju puhul just nimelt toidukiirus valmimisel ja ka seda on teadlased uurinud, et ei ole vaja karta mikrolaineahjus õigete nõudega toidu valmistamisel toidu nõndanimetatud ohtlikkust. Oluline on see, et te valmistaksite õige ajaga, õiges suuruses. Siin on natuke vaja endale asjad selgeks teha ja tegelikult see on imelihtne. Te saate kiirelt valmistada road ja sellega saab ideaalselt hakkama ka iga laps praeguses hetkes, kui me oleme kodukontoris, kui lapsed on koolis kodus õppimas. Niisama lihtsalt saavad nad endale valmistada soojaroad. Kasutage kindlasti mikrolaineahju lisaks soojendamisele ka toidu valmistamiseks. Küsige enda esitlejatelt, milliseid Tupperware tooteid on võimalik kasutada toidu valmistamiseks. Mis on mikroonis veel olulist? On kindlasti see, et kuna me ei kasuta peaaegu üldse vedelikku, kuumenemine, molekulide võnkumine on väga kiire just nimelt selles toidus, kus on rohkem rasva, suhkurt, vett. Kui me valmistame köögivilju, siis me ei panegi vett. Kui me valmistame erinevaid muid toiduaineid, siis just nimelt on oluline teada, et kui teil on rasvased road, millistes nõudes te neid valmistada võite ja kui kaua aega selleks kulub. See on väga oluline meeles pidada. Siin ongi see ohtlikkuse võti, et te valmistate toitu, soovitan soojalt 600 vatti, on selline keskmine võimsus. Kui te juba soojendate toitu, siis olge head, ärge pange üle 300 vatti. See on nüüd teema, kui te panete valmisroad mikrosse ja kui te teete seda 600 vatiga, siis tõesti need toitained sealt tahavad kaduda. Säilib värvus, sest me ei kasuta vett. Kõik brokkoli, lillkapsas, porgand on ideaalsed kaunid. Te saate teha kõrgutroad ilma rasvata. Teie tuba on peaaegu lõhnavaba. Praegu on natukene tunda kergelt grillkana lõhna. Mikrouun on väike, ta võtab vähe ruumi, ta on ideaalne just nimelt ka väikeses köögis.
Ta on ideaalne abiline peredes, kus ongi vähe ruumi ja kellel on väga kiire, sest tegelikkuses on aja kokkuhoid väga oluline. 20. sajandi alguses muuseas valmistasid naised köögis toitu 6 tundi. 2000. aasta alguses läks toidu valmistamisele kuskil 45 minutit. Täna saab iga perenaine, iga pereliige hakkama toidu valmistamisega 25 minutiga. See on väga oluline, sest kõige suurem oluline plussboonus on meile aeg ja tänu Tupperware nõudele saate te seda mikroonis teha väga lihtsalt. Nii et kindlasti on oluline jälgida neid nüansse ja mida lihtsam on teie mikroon, kui teil seda veel ei ole ja ostma lähete, siis seda kergem teile. Kindlasti on oluline teada, et Tupperware nõude puhul ja ka paljude teiste mikrooni nõude puhul ongi oluline just nimelt ainult mikrolaine olemasolu, et ei oleks seal grille, sest see võib tekitada teinekord segadust. Aga kui te tahate grillida, mis te teete siis? Teate, ma ei saa seda teile rääkimata jätta. Supertoode, Tupperware Micro Pro grill. 9 aastat olen ma Tupperwares olnud ja ma olen valmistanud road kõikvõimalikud igapäevaselt ja ma nii palju pidin ütlema, kahjuks ei pruunista mikroonis Tupperware nõud. Teate, olge oma soovidega ettevaatlikud. Nüüd ei saa ma enam seda öelda, sest tõesti revolutsioon on toimunud. Aitäh Tupperwarele, kes on valmistanud Micro Pro grilli. Micro Pro grill on siis selline toode, milles on kokku pandud. Kui te seda tunda saaksite, ta on raske. Siin on täielik revolutsioon, siin on koos silikon, siin on koos metall ja seesama metallosa, mis on siin anumas nüüd sees, toimubki pruunistumine. Mikrolained kuumendavad ülesse silikoni. Silikon annab edasi kuumuse, seesama mikrolaine energia muutub soojuse energiaks ja selle peegeldusega muutub metalli kuumenemine. Metalli kuumenemine, te teate, mis see on? Metalli kuumenemine, kui te panete pannipliidile. Aga kui teil on olemas mikroon, kui teil on olemas Tupperware mikrogrill, siis te saate siin küpsetada, praadida, hautada, kõike seda teha ühes selles samas vormis. Ja kui te valmistate kõik praetud road mikroonis, kui lihtne on teil seda mikrooni pärast puhastada, sest ta on valminud kaane all ja pruunistatuna. Mida on oluline teada, sellel samal Micro Pro grillil on 2 asendit kaanel. Üks on grill asend, kui me vajutame alla ja muuseas kaane on silikon tihendid, selline tihend, mis tekitab jala ja see tähendab, et metallosad omavahel ei puutu kokku. Me paneme siia, mida me soovime grillida. Kui me tahame teha kajarooga gratani, siis me asetame kõrgemasse vormi. See tähendab, et ta on kõrgemas asendis ja täpselt samamoodi nüüd istub see silikon äär. Kui nüüd on siit näha, selline silikon äär istub selle tihendi ääre peal. Samamoodi on all, metallosa on siis see, mis kuumeneb, käepidemed on silikon, mis on hästi oluline ja ta samas hoiab mikrokiire metallist eemal. All on jalused, täpselt samamoodi, mis tõstavad Micro Pro grilli põhjast kõrgemale. Ja kui see kõik tundub teie jaoks raske, siis tegelikult on igal Tupperware tootel spikker kaasas. Siin on täpselt kirjas, mis võimsusel kasutada, kui kaua Micro Pro grillil 20 minutit on maksimumaeg, mida te kasutate järjest. Aga oluline on teada, kui te panete vähem toitu, siis on vähem aega. Siin valmistan mina grillasendis, kui ma panen siia erinevad road. See on täpselt seesama, kui te võtate kodus praepanni. Teil ei ole vaja pliiti, kui teil on olemas Micro Pro grill. Kui teil on olemas Micro Pro grill, siis täpselt samamoodi nagu praepann soovib see ennem kuumenemist. Ja et kuumeneksid metallosad, paneme me siia sisse saiaviirud. Prõssai, mesi peale, moos peale. Väike magustoit kulub ikka. Nii, paneme saiaviirud ja nüüd lähen mikrooni juurde ja tõstan sealt välja teie jaoks tehtud kana. Samal ajal panen madalasse asendisse
mikroprogrilli, et sai hakkab pruunistuma. Samal ajal kuumeneb siis metallosa altpoolt ja ka pealtpoolt. Olen kohe tagasi. Kas te tunnete kanalõhna? Väga hea. Nii, ja nüüd paneme saiad. Paneme 2 minutit, et ta soojeneb. Samal ajal saame teha ettevalmistusi. Niisama lihtsalt saab iga lapski või vanem inimene hakkama endale grillvõileibade tegemisega. Kui te tahate teha juustuga, siis asetage kõrgemasse asendisse. Kui te tahate teha vajutamisega, siis madalamasse asendisse. Ime lihtsalt saab seal grillida liha. Palun väga. Mis saab olla lihtsam, kui ostate poest poolkana ja panete ta lõuna ajal, kui ise teete tööd veel, panete ta mikrooni, kui ta on ühtlase tükkidena, arvestage vähem aega, mina panin ta poolkanana ja siis läks mikroonis, oli 20 minutit, keerasin ringi ja panin veel 10 minutit. Uskuge või mitte, grillkana niisama lihtsalt, ahi on täiesti puhas, võtame kaane pealt ära, alati endast eemale, väga oluline teada. Ja muuseas, ka see on suur pluss, kui te tõstate praeahjust välja, siis praeahjus on ikkagi see kuumus tunduvalt suurem ka nõudel. Mikroon kuumeneb toit seest, ei kuumenda ta nii väga nõusid. Muidugi on seda tark teha kinnastega, tõsta nii. Kana valmis. Samamoodi saate te ime lihtsalt siin valmistada kartuligratäänid, lasagne, praetud pelmeenid, kõik, mida te tahate grillida, pruunistada. Aga lisaks pruunistamisele seesama mikroon teeb väga lihtsalt ka kooki. Uskuge või mitte, et ahjus mikroonis saab valmistada pruunistatud kooki. Ja pruunistatud koogi jaoks on ideaalne abiline tupperwares silikonrõngas. Silikonrõngas on samast materjalist kui meie teised silikonvormid. See tähendab, ta mahub ideaalselt selle sama mikrogrilli sisse ja siin sees saate te teha kas pitsa, kas koogi, kas tahate teha suurt burgerit. Suure burgeri jaoks on ideaalne teha hakkliha täidis, panna seesama silikonrõngas kõigepealt külmavealt läbi, asetada ta mikroprogrilli, siis teha valmis kotletitaige, vajutada siia sama rõnga sisse ja valmistada kindlas suuruses. Äärtesse saate te panna veel köögivilju, mida just hingi ikka. Ja minul on praegu teile tehtud, et teie aega natuke säästa, sest täna on väga pikk päev, tupperwarega koos, on võetud meie ekstrašef, millest kindlasti räägitakse ka edaspidi, on kõige suurem pereliige shopperite perekonnast, kus on siis kaasas vispel ja kus on kaasas terad. Loogiline on see, et me siin hagime, purustame, segame, vahustame. Aga kas teate, kui lihtne on selles samas ekstrašefis valmistada purukoogi-puru? Panengi siia jahu või kuubikud, suhkru ja niisama lihtsalt valmibki puru. Kui on kogus suurem, siis on tark ekstrašefiga natuke raputada. Mida on oluline teada, kui see lemmik teile meeldib ja te enda esitlejate tellite, siis kindlasti pidage meeles. Te saate uue ekstrašefi, mille silikontihem on tegelikult lahtiselt anumas sees. Seda on väga oluline jälgida, et see sealt välja tõsta ja asetada ta just nimelt alla. Siis ei libise ta teil laua peal ja lapski saab hakkama. Kaasas on ka lehter. Lehter on selle jaoks, kui te soovite teha majoneesi, erinevaid kastmeid. Ühes asendis mõõdud on peal, on lukusasend, teises on jooksmisasend. Ja saategi imelihtsalt teha tooljuustu kooki, nii lihtne on retsepti panna. Lisage želatiin samaaegselt segades. Aga tupperwarega ongi see nii lihtne. Jogurt on siin, želatiin on sulatatud, panete meie selle lehtri sisse ja ainult segate. Niisama lihtsalt valmib. Meie vahustajaga saate te valmistada juba vahupoolt, erinevad kreemid ja nii valmib täpselt samamoodi kook. Võtame selle mikroprogrilli, kuulsite, saiad sai valmis, võtame välja.
Nii, ja nüüd ongi juba soe, ütleme kuuli. Niisama lihtsalt tõstan need saiaviilud praegu kõrvale. Ka siin on oluline aega teada, ta on just selline mõnusalt soe ja tahan teile näidata, kuidas teha lihtsalt grilljuustu. Samamoodi võib teha külmutatud pelmeene ja pelmeenid valmivad täpselt samamoodi seest pehmed, väljast krõmsud. Samamoodi võite teha siin pitsa, väga lihtsalt lavašist erinevaid suupisteid. Kõik on oluline, igal asjal Tupperwarel on alati kaasas juhend, olge hea, lugege see läbi, rääkimata sellest, millised võimalused on internetis erinevate ideede ja retseptidega meie kolleegidel, nii et kasutage seda kindlasti. Nii, juust on pandud ja juustu paneme ka madalas asendis. Oluline on ka teada, et mikrogrillil on ääres kanal. See tähendab, et liigne rasv, kui see tekib, ei lisa teda, kui see tekib, valgub äärtesse. Ja nüüd paneme ta madalas asendis. Maht on sellel mikrogrillil 1,5 liitrit. Te saate siin teha ideaalselt päris suure pirukaga. Paneme juustu mikrosse. Panin 700 vatiga 5 minutiks ja grilljuust, see on spetsiaalne juust, mida on siis väga hea võtta snäkiks, võtta prooviks juurde. Purukoogipuru teeme valmis, võtan meie grilli, asetan rõnga sisse, alla puru, vahele kohupiim, maasikad, marjad, jälle puru ja palun väga. Niisama lihtsalt valmib ideaalne purukook. Kas te teete toorjuustukooki, kas te teete lihtsalt kohupiimakooki, niisama mõnusalt ja lihtsalt. Tupperware abil, sellesama mikrogrill'i abil saate te tõesti asendada praeahju, pliidilt panni ja lisaks veel säästa enda aega. Selle toote puhul on oluline muidugi teada, rõhutame siis üle, et maksimum 20 minutit, kui on mingi toode või mingi toiduaine, mida te tahate kauem siin hoida, siis sel puhul on teil vaja natuke lasta aega seista. Nii, kana on valmis, aga kooki, tahaks ju teile ka kooki pakkuda. Nii, kasutame meie pastatange, lõikame koogi lahti, ma tõstangi ta siia peale, võib-olla niimoodi isegi parem, et te näete. Lõikame siinsamas peal, ta on kõva põhjaga, millega annastate teie kooki teha. Nii, ja kõrvale võite pakkuda siis maasikaid, mida teil just kodus olemas on, külmkapid tuleb tühjemaks teha. Nii, kook taldrikule, palun väga. Natuke jogurtit peale ja maitsev lõuna ongi valmis. Kohe tuleb ka juust. Mikrogrill'i puhul siis veel rõhutame, et lisaks saisin siis teha liha. Kana on tõesti mõnusalt valmis ja tegelikult mahuvad siia kõrvale ka köögiviljad ilma rasvata ja tõesti brokolid ja asjad jäävad kõik väga värsked ja ilusad rohelised. Lisaks on mikrogrillil siis oluline teada, et kindlasti ei lähe sinna sisse noaga. Selleks on ju Tupperware väga head abilised. Meil on olemas erinevad pannilabidad, meil on olemas tordilusikas, millega võib ka tõsta sealt pastatange, juba näitasime. Kasutage silikon, plastik, puitkaabitsed, sest tõesti see on see, et tal on sees mitte nahku pind, saate teha toitu nii, et ei pea rasvast lisama ja teie toiduained, toit valmib kiirelt, lihtsalt, mida on oluline teada. Väga oluline teada, mitte üksinda soojendamisel, vaid ka valmistamisel. 1/3 aega laske toidul seista. Me rääkisime, kuidas tekib soojusenergia. Seesama mikrolained panevad vibreerima molekulid toidu sees. Kui käib mikroonil tsinn, siis tegelikkuses toimub see vibreerimine mikroonis edasi. Ja see ongi ka väga oluline teada, et te lasete toidul seista, rahuneda 1/3 aega. Vahet ei ole, kas te soojendate või te valmistate. Nõude puhul on kindlasti oluline teada, et oleks peal mikrolaine märk. Kas nõusid võib kasutada? Tupperwarel on väga palju erinevaid materjale.
kui te tutvute meie kataloogidega meie kodulehel, te saate kohe info, mille jaoks neid kasutada. Õige kasutamine õigetel nõudel on väga oluline, nii soojendamiseks kui valmistamiseks. Ja kindlasti siis jälgida seda, et kogusest sõltub aeg. Kui on küsimusi, võtke ühendust enda esitlejaga, samal ajal on ka internetis väga palju põnevaid ja huvitavaid ideid, et julgelt kasutada. Mikroprofill on veel oluline, siis tuletame meelde grillimine, küpsetamine, hautamine, valmistamine. Samamoodi magusad, samamoodi soolased road. Ja kohe tuleb ka juust, et saame ka seda teile kohe proovida ja pakkuda. Võtame välja. Kas te kuulete? Ta ei ole mikroonis, ta säriseb, ta aurab ja ta pruunistab. Nii, tõstame kaane nendest eemale. Palun, ja grillitud juust ongi valmis. Grillitud juust, millele võite veel pakkuda peale pihat, soola ja jälle üks väga lihtne ja hõrk maius. Ta säriseb veel edasi, igal juhul soovitan soojalt, võtke ühendust enda esitlejaga. Tupperware igasse koju. Olge terved!